Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 113. osa. Mina olen Regina Jaakson ja salvestame Pärnu huubis. Nüüd on külas naisterahvas, kellega minu mäletamist mööda me esmakordselt kohtusime ikkagi raadios. Võib-olla oli see ka Sauga Mustasmajas, ma nüüd jään isegi endale vastuse võlgu. Aga äkki külaline mäletab. Tere tulemast, Reelika Rüütli. Tere! Tead, ma arvan, et see võis olla nii ja naapidi, kuna sinu tütar käis kindlasti noortekas omal ajal. Et otsapidi võib-olla kaudselt oleme sealt tuttavad, nii-öelda noortekajas Sauga Mustasmajas, aga kuna tegemisi ja toimetamisi on nii palju olnud, et siis ma olen aeg-ajalt sattunud ka raadioeetrisse, nii et stuudiosse sa mind kutsunud varem ei ole, aga ma olen raadioteel, olen sulle päris mitu intervjuud andnud küll. Aga siis Sauga Mustasmäest tulete mul meelde, mis sa tegid seal? Minu mäletamist mööda olid see juhataja, aga võib-olla ma mäletan valesti. Ei, sul on täiesti õige. Tegelikult minu ametinimetus oli Sauga avatud noortekeskuse juhataja. Aga kui ma seal kunagi ammu alustasin, see varsti on juba 8 aastat tagasi, siis ma kõigepealt olin, minu valdkonna alla käis siis Sauga piirkonna kultuur, sport ja noorsootöö. Kuigi ametinimetus oli noorsootööd või nagu noortekeskuse juhataja, siis mingi aja möödudes jäi mulle ainult nii-öelda sport ja noorsootöö. Ja siis muudeti jälle minu lepingut niimoodi, et jäi siis noorsootöö ja kultuur. Ehk siis tegelikult oli, kui ma Saugas lõpetasin, siis olin ma natukene selline nagu üks esineja, kelle ma suvel ka kutsusin, ütles, et ma olen see kogukonna hing, kes sünnist surmani tegi kõikvõimalikke üritusi seal, vaatas, et oleks kogukonna keskus, millel tuled säravad 24/7 ja oleks noored hoitud, et peredel oleks koht, kuhu tulla ja olla, et see oli selline äge aeg, see 7 aastat. Aga sinu töö noortega, kunas see siis pihta hakkas ja millest see tõukus nii-öelda? No eks seda natukene sellist organiseerimispisikut on kogu aeg olnud, kuigi ma olin gümnaasiumis ja põhikoolis pigem selline, kes ei tahtnud avalikult esineda ja hoidis pigem tahaplaanile. Ja kui ma lõpetasin gümnaasiumi, siis oli mul tegelikkuses 2 valikut. Ma tahtsin saada ämmaemandaks. Ma arvasin, et kuna tol ajal liikusid jutus, et Pärnus pidid kõik nõmedad ämmaemandad olema, siis ma otsustasin, et minust saab Pärnu kõige normaalsem ämmaemand. Ja ma kandideerisin ka Viljandi Kultuuriakadeemiasse huvijuhi kohale, aga minu jaoks tundus täiesti ületamatu raskus see, et ma peaksin minema rahva ette ja hakkama, ma ei tea, mingit õhtut juhtima või üritust korraldama, et ei, mina ei taha olla selline. Ja ma sain ämmaemandaks, ma sain kooli sisse ja ma sain ka Viljandi Kultuuriakadeemiasse, aga joone alla. Ehk siis 31. augustil otsustasin ma siiski oma kohvrid viia Kultuuriakadeemiasse, isegi kui ma pidin esimesed pool aastat maksma selle eest, et saada huvijuhiks. Ja ütleme nii, et oma kursuselt olin ma viimane huvijuht. Kõik teised liikusid ja kui edasi oma ametite peale, teiste ametite peale, aga mina olin siis nii-öelda viimane, kes veel seda ametit tegi. Pean küsima, miks sinust ämmaemandat siis ei saanud? Sellepärast, et need ladinakeelsed nimetused ja need arstiterminid tunduvad nagu nii keerulised ja ütleme niimoodi, et ma ei kahetse hetkegi seda, et ma valisin Viljandi, sest see on mulle ellu toonud nii palju võimalusi ja nii palju uksi avanud, ja ma arvan ka inimesena mind hästi palju avardanud. Kas tänase päeval meil ka huvijuhti, kui huvijuhti klassikalises mõistes nagu on? Mul tundub, et kõik on projekti koordinaatorid. On veel koole, kus on. On ikka. Ja et otseselt huvijuhiks enam õppida ei saa, saad kogukonna juhiks õppida. Aga ütleme nii, et ei taha kõva häälega välja öelda, aga huvijuhid on välja surev nähtus sellisel kujul, nagu nad klassikaliselt vanasti olid. Et aga nüüd ongi see, et nendele antakse suuremaid kohustusi, vastutusi, et sellist lihtsalt stiilinädalaid mingisuguseid koolidiskosid ja siuksed asjad, see pole enam see. Et huvijuhi roll on palju suurem juba ja nende panus
siduda erinevaid aineid omavahel kokku ja noori, et see on hoopis saanud uue tähenduse. Jah, see on ikka täiesti muutunud ajas nii palju. Aga teisipidi vist on see ka loomulik, et eks need sisu peavadki ju muutuma. Ju ise muutume ja ühiskond ju muutub ja vajadused ju muutuvad. Ja tegelikult, kui vaadata ka koolielu, siis ka nii-öelda tundide sisud on muutunud. Enam ei ole klassikaline see, et sa räägid ainult siis, kui õpetaja küsib, vaid õpetajad ootavad avatud arutelusid. Nad tahavadki, et noored küsiksid ja vastaksid ja otsiksid ka ise vastuseid, et selline peaks olema nii-öelda õige kool. Aga mida siis huvijuhina õppisid koolis, et mida siis nagu õpetati, et kas oligi nagu ürituste korraldamine siis või sidususe loomine või mida see õpe üldse nagu kujutas endast oma? Kui mina omal ajal huvijuhiks õppisin, siis meile sattus selline äge kursuse juhataja nagu Vilma Ilves, kes õpetas meid meeskonnana, et kui muidu võivad olla sellised meist eelnev lend õpetati individualiste, siis meid õpetati kõik need 5 aastat, tegelikult õpe kestab 4 aastat, aga kuna kuidagi juhtus nii, et terve kursus võttis erinevatel põhjustel akadeemilise, siis me lõpetasime 5. aastal. Mina käisin pool aastat Taanis õppimas, taanlased õpetasid meile, kuidas demokraatiat teha ja aru saada, et siis mul oli võimalus Ronshovet Hoiskooles käia pool aastat. Aga huvijuhina õpetati meile tegelikult põhiliselt ongi, kuidas erinevaid sündmuseid korraldada, kuidas nagu sellist meeskonnana panustada. Ja muidugi oli seal ka palju sellest, mida ma pidin ise hiljem õppima. Et ikka on see, et koolis on üks asi, reaalne on teine asi. Et ja võib-olla kõige suurem, mida meile õpetas see kursuse juhendaja oli, et vaata detaile. Detailid loovad terviku. Ja võib-olla see on üks, millega ma olen väga palju sellist positiivset tagasisidet saanud oma töös praegu, on see, et ma oskan vaadata detaile. Et iga detail oleks paigas, et inimene, kes astub uksest sisse üritusele, saab aru, et ta on oodatud, ta on märgatud, sest kõige peale on mõeldud alates sisenemisest, ruumi lõhnastamisest, kuhu inimene istub, astub, kas on sildid üleval, et see on nagu selline, ma arvan, et see on suhteliselt oluline iga asja puhul. Jah, aga kui tuled mingile üritusele seda väisemaga, siis see esmamulje ju see loob ju nii tohutult palju. Ja esmamuljet saab luua ainult ühe korra. Just. Et see on jah, see detaili täpsus on hästi oluline seal. Aga siis huvijuhina, kas sa siis päriselt jõudsid töötada ka või jõudsid sa kohe noortega nagu noorsookeskusesse või kuidas see teekond läks? Ma olen ikka vana huvijuht. Ma tean, et ma näen hea välja, aga tegelikult olen ma ikka selline, kui ma nooremate kolleegidega kokku puutun, siis ma olen ikka ütlen, et ma olen see, kes dinosaurustega koolis käis, et ma olen, kui ma lõpetasin Kultuuriakadeemias, ma alustasin tööd huvijuhina ja ma tegin seda, vahepeal sain 2 last, ma olen seda peaaegu niimoodi 10 aastat olnud huvijuht, siis ma vahepeal läksin noortekeskusesse tööle. Ja siis enne kui ma liikusin praeguse töö juurde, siis ma tegin ühe väikse tööampsu ja asendasin ühte huvijuhti, et aidata kooli ja saada ka ise taas järje peale. Et selles mõttes ma olen ikka, huvijuht on mulle väga sellise tugeva põhja alla andnud, kuidas toimib koolisüsteem. Et kui ma töötasin avatud noorsootöös, ma arvan, et see andis mulle mõningaid eeliseid, ma tean, mida tähendab koolielu, et kui sa ainult noortekeskuses oled töötanud, siis sa ei mõista vahest võib-olla formaalharidust, sest sa oled igapäevaselt mitte formaalhariduse keskel, aga olles ise olnud aastaid huvijuht, siis sa tead täpselt, millises rütmis koolielu käib, kuidas kella 3 aeg on täpselt see hetk, kus sul on kõht nii tühi ja sa oled nõus sööma mida iganes, sellepärast, et sa sõid lõunat kell 11 näiteks.
et ja kõik need pisikesed detailid, mis on koolielu puudutavad, et ma kõike tean tegelikult. Ja nüüd, kui ma sain olla 4,5 kuud olin asendaja Audru koolis, siis oli see suhteliselt niimoodi jalgrattaga sõitmine, et ma juba teadsin, kuidas see käib, mida tegema peab, kuidas tegema peab. Et ma arvan, et sellepärast läks see aeg niimoodi linnulennul, et väga hästi ja kiiresti. Kui sa nüüd korraks vaatad tagasi sellele ajale, kui sa asendasid ja sellele esimesele huvijuhi perioodile, siis kui palju nagu see ajas muutunud on see töö, et nagu me just enne rääkisime, et siis ikkagi on ju neid kohustusi juurde tulnud, on ju. Et mis see siis nagu päriselt reaalselt tähendab? Võib-olla sellist, kuna rõõm oli näha, et mõned traditsioonid, mida ma ise kunagi olin teinud ja alustanud, on jätkuvalt. Noored on muidugi muutunud natukene, on asju, mida tuleb kohandada ja muuta. Vanasti tore oli näha see, et mõni minu endine õpilane oli nüüd kolleeg, et kui meie vanasti tegime näiteks sponsorkirju tohutus koguses ja saime kõik koolipeod ja asjad olid meil tohutute sponsoritega, siis tänapäeval on näiteks seda palju raskem teha, sellepärast et meie majanduslik olukord on selline, et on keeruline leida sponsoreid. Samas on see, et mõned noored on suurema kohusetundega, mis tähendab, et ta ütleb, et kui see asi on ikkagi 2-päevane, tegime siin maakondlikku noortelaagrit ja ta ütleb, et ma ei saa tulla, sest mul on kontrolltöö. Noortele on nagu kohusetunne, et ta siiski, ta ei tule. Jah, on neid ka muidugi, kes ütlevad selle peale, et pole ma teen järeltöö. Aga siiski on ka tublisid noori, kes ütlevadki ja arvestavadki, kuhu ja kuidas edasi minna. Mis on võib-olla muutunud, on ka see surve, et mis saab peale põhikooli. Kuna ma oma tütar sellel aastal lõpetas põhikooli, siis ma nägin eriti lähedalt seda, kui rängalt see noortele praegu mõjub. Kui see teadmatus, et mis saab, kuidas saab. Sest see jutt, et mitte keegi ei jää koolikohast ilma, see ei aita noort inimest. Nad on ärevil, nad kardavad, et kui ta tahab saada gümnaasiumisse, et tal ei teki seda võimalust, sest kui ta sellel aastal ei saa gümnaasiumisse, ta tahab järgmine aasta uuesti proovida, siis see konkurents on veel tihedam, sest siis on veel rohkem õpilasi. Et selline noorte ärevus on suurem ja muidugi on ka see, et sa pead võistlema kogu aeg internetiga tegelikult. Et see, mida sa noortele pakud, peab olema piisavalt atraktiivne ja kaasaegne, et noor tahaks sellest ja tunneks selle vastu huvi. Sest kui sinu plakat, mille sa kujundad noortele, on selline, võib-olla mida me 10 aastat tagasi tegime, siis noor ta isegi ei näe seda plakatist stendi peal. Kui see on koostatud niimoodi, et ta on kaasaegne, põnev ja kõnetab teda, siis tal võib-olla isegi jääb meelde see korraks. Et aga täpselt see, et nii nagu me ise oleme harjunud, et kõik peab vilkuma, kiiresti vahelduma, seda tahavad noored täpselt samamoodi. Ja võib-olla ka rohkem selgitamist. Et ma olen alati seda meelt olnud, et noortel ei ole mõtet valetada, vaid neile tuleb nagu rääkida ausalt, kuidas asjad on, miks me midagi teeme, miks me midagi peame tegema. Et see mõjub palju rohkem kui see, et me ütleme, et ole vait ja sina räägid, kui kana pissib, et see ei toimi. Sihukest asja vist tänapäeva koolis enam ei ole ka või on või ma väga-väga loodan, et ei ole. Minul on õnnestunud töötada sellises kollektiivis, kus seda ei ole. Et võib-olla mõnes koolis veel kuskil on. Et aga eks ikka neid konflikte õpetajate ja õpilaste vahel tekib. Aga tegelikkuses on jah see, et õpetajad peavad olema sama muutuvad kui õpilased. Et sest muidu me nende noorteni ei jõua. Aga see huvijuht, kui sa nüüd asendasid, kas see oli sul teadlikult niimoodi lühikest aega? Ja see oli teadlikult, et täiesti kogemata, kuna mina olin karjääripausil ja tekkis selline võimalus, et Audru kooli oli vajagi asendajad 4,5 kuud ainult. See oli teadlikult mul tehtud otsus, et ma kandideerin ja ma saangi selle 4,5 kuud, sest ma ise elan Audru koolile lähedal
ja mu oma tütar lõpetas 9. ja nagu kolleegid ütlesid, et sa saad nüüd teha sellise lõpuaktus oma tütrele, nagu sa alati tahaksid. Ja seda ma teha sain. Ja kuna töö oli tuttav, siis ma võtsingi teadlikult selle otsuse vastu, et ma saan 4,5 kuud põhimõtteliselt töömaastikul puhata, sest ma tundsin tööd, ma teadsin kolleege, jah, oli ka uusi kolleege ja ma tegin seda, mida ma oskan väga hästi. Ja siis nüüd, nagu ma aru sain, noorte tugigarantiisüsteemi koordinaator, et opa, sa ka ikkagi ei oska nagu rahulikult olla, see on ikka päris keeruline töö. Tegelikult on, jah, ta on keeruline töö, et noored on, kui ma töömaastikul olin otsingutel, siis vaadates erinevaid tööpakkumisi, siis ma jõudsin kogu aeg noorteni tagasi. Töötukassa tädi oli minuga päris hädas, sellepärast, et ma tahtsin ainult noorsootööga seotuid asju, sest see on see, mis paneb minu silmad särama. Ja neid pakkumisi on suhteliselt vähe. Ja elu ikka toob sulle võimalused koju kätte ja nii avaneski mul võimalus kandideerida või sellele töökohale. Ja see tähendabki seda, et ma saan ikka teha tööd noortega. Jah, ma ei ole otseselt võib-olla igapäevaselt, ma ei suhtle noortega, aga minu töö aitab mõjutada ikkagi maakonna noorte tulevikku. Ma olen just maakate koordinaator, et meil on vedanud sellega, et meil on linnas ja maal eraldi NGTS-i projekt. Ja siis meie hallata on siis kõik maakonna omavalitsused. No kuigi me oleme siin Kristi ja Triinuga rääkinud ka linnapoolsest kontekstist või vaatest, et mis see tähendab, aga võib-olla mõni pole kuulnud seda saadet, et siis tuletame meelde, mis asi see noorte garantii tugisüsteem üldse on, see NGTS, et mis projektiga tegemist on? Võib-olla kõige lihtsamalt on öelda nii, et enamalt kõik teavad, kes on need olukorras noor ja võib-olla kõige lihtsamalt selgitadagi on see, et kui on noor, kes on sattunud olukorda, kus ta ei õpi, ta ei tööta ja ta vajab selles tuge ja abi, siis meie noorte heaolu spetsialistid on need, kes saavad seda noort aidata ja aitavad leida tal võimaluse kas minna tööle või minna kuhugi kooli. Sest vahest piisab tegelikult ju ainult ühest vestlusest või juhendamisest, et saada üle hirmust, raskusest või vajad sa seda neutraalset täiskasvanud, kellega rääkida. Ja kuna meie sihtgrupp on 13–29 vanus, et kui klassikalises mõistes öeldakse, et noor on kuni 26, siis meil on ikkagi kuni 29. Et iga noor saaks omale töö ja ei peaks olema üksinda. Et ma arvan, et see on väga tänuväärne, et meie maakonnas on olemas 4 väga head tugispetsialisti, kes selle nimel pingutavad, et meie maakonnas ei oleks üksi jäänud noori. Tulete palun meile ka meelde, kes siis on meie maakonnas noorte heaolu spetsialistid, ja mis piirkonnas keegi toimetab nii-öelda? Kui me hakkame siit niimoodi Läti poole minema, siis Häädemeeste ja Saarde vallas toimetab meil Kairi Tilsen. Kairi on selline hästi asjalik ja tubli ja suudab hallata 2 kuvi. Et siit edasi tuleb Tori vald. Tori vallas on meil Kristi Soondra, kes alles küll alustas, aga juba väga-väga toimekalt ja ta on juba nähtaval ja juba esimesedki noored leidnud, et pole 6 aegagi veel tööl olnud, kui juba päris edukalt läheb. Siis Põhja-Pärnumaal on meil Liina Mäesepp, ütleme nii, et Põhja-Pärnumaa on ühest otsast teiseni ikka päris pikad kilomeetrid, et aga Liina jõuab igale poole. Ja Eneli Juganson on meil Kihnu ja Lääneranna. Et vahel tuleb minna laevaga üle, et vaadata, kuidas ka Kihnu noortel läheb ja muidu on tema kanda ka Lääneranna. Et ikka igale poole jagub. Kuidas nende kontaktid leitavad on või mismoodi üldse selle projekti kohta on? Kas selle eraldi koduleht või Facebooki leht või mismoodi kontaktid leitavad on?
kõige lihtsam on alati Facebook, et meid leiab Facebookist ja nüüd ka Instagramist, et ja iga valla kodulehe peal on olemas ka tüdrukute nii-öelda kontaktid, nii emailid kui ka telefoninumbrid, et saab ise kirjutada või helistada, et valmisolek on suhelda ju kõigiga ja tihtilugu on ka see, et noor ise arvab, et ta ei taha seda teha, et saab ka lapsevanem helistada või hoopiski vanaema või vanaisa öelda, et mu lapselapsel on mure ja ta ei julge ise helistada, et tahtsin küsida, kas see on okei. Et see, ma arvan, et võivad ka lapsevanemad pöörduda ja anda märku või ka see, et sa tead, et teie külas on üks noor, kes on hädas, siis võib ka keegi teine märku anda sellest noorest. Aga sina koordinaatorina, mida siis sina teed? No mina vaatan, et see kõik toimiks. Selles mõttes, et minu töö on jälgida seda, et meid oleks kuulda ja näha igale poole. Et meie teenus oleks kättesaadav kõikidele noortele. Minu kanda jääb ka selline bürokraatlik pool nagu projekti aruandlus, kvartali aruanded, igast arvete kinnitamised, natukene turundust ja kõik selline jääb ka minu kanda, et ja vaadata ka, kuna ta hetkel on rahastatud ikkagi projektiga, et vaadata ka seda, et meil oleks jätkurahastust, et otsida neid võimalusi juurde, et kui aasta pärast lõpeb projekti rahastus ära, et siis ei teki kahtluski seda, et meil ei oleks vahendeid, vaid me saame jätkata oma tööd edasi. Mu arust on ikka Eestis selles mõttes nagu päris nüris ja seis nende erinevate projektidega, et me alustame suure hurraaga, võtame mingisugused väga head heaolumaade projektid, ideed, kavad üle, mis seal toimivadki väga hästi. Alustame siin suure hurraaga, leiame selle sisendi, et projekti alustada ja siis on järsku kogu vastutus kohalikul omavalitsusel, aga raha selleks ei ole. Mu jaoks on see nii kummaline, et mismoodi me neid asju nii teeme. Ja ma olen täiesti nõus, et tegelikult vaadates huvihariduse rahastust, nüüd seesama noorte tugisüsteemi rahastust, et tegelikult väga palju oodatakse, et kohalik omavalitsus võtab asja üle. Aga samas on ju vaja muid asju ka omavalitsusel teha. Et eks see natukene selline karm ole, et aga varsti on valimised ja siis me saame kõik otsustada selle järgi, kes tegelikult jätkab ja kui palju KOV-ide elu siis mõjutatud on, et jah. Aga kui räägimegi nüüd sellest, ütleme, sellele projektile uue nagu rahaallika leidmisest, et kas see ongi ikkagi siis läbi Pärnumaa omavalitsuste liidu või mismoodi te nagu üldse peate seda siis leidma seda lisarahastust? Praegu liigub ta nii, et me jätkurahastus tuleb samast projektifondist aasta pärast, tuleb meil uus taotlus esitada. Aga kui praegu on meil võimalik teha teavitustööd, projekti üritusi, et meil on selle jaoks olemas projekti kate, siis tulevik liigub sinna poole, et iga korraga jääb projektifondist raha nii-öelda kuluartikleid järjest väiksemaks, ehk järgmises rahastusperioodist tuleb ainult palgafond ja võib-olla telefon ja see sõidukompensatsioon. Aga edasi siis eeldatakse, et KOV võtab kõik ülejäänud kulud enda kanda. Ja liigub nii nagu kõige ehedam näide huviharidusega, et kärbime iga aastaga natukene ja loodame, et KOV asendab selle summa, aga tegelikult ei asenda, vaid KOV kärbib ka. Ja ongi see, et kui mina Saugas omal ajal kunagi töötasin, oli meil 13 erinevat huviringi, siis iga aastaga tuli seda kärpida, sest inimeste palgad peavad tõusma, vahendid ja kui riik kärbib järjest huvihariduse raha, siis sina pead kärpima ka mõnda huviringi. See on ikka päris kurb, kui sa selle niimoodi valjuhäälselt välja ütled. On küll, jah. Jah, et aga sellepärast tulebki, ma arvan, väga head sellist turundustööd teha, et leida neid võimalusi ja vahendeid
Sest ma leian, et see on ääretult oluline teenus, mis on noortele mõeldud. Kõik noored ei jõua kuskile Rajaleidesse või Töötukassasse. Ei taha võib-olla isegi sinna Töötukassasse minna. Et aga kui sul on üks neutraalne täiskasvanud, sest noortekeskus peaks olema üks, kuhu saab minna noor, kui tal on mure. Sest see on see täiskasvanud, kes ei ole ema, kes ei ole õpetaja, vaid ta ongi see neutraalne täiskasvanud, kes küsib, kuidas sul tegelikult läheb. Ja kuna noortekeskusi võib-olla igas piirkonnas ei ole või nende sihtgrupp on teine, siis on hea, kui on olemas selline tugispetsialist, kes ei ole see ametnik, vaid on ikkagi noore jaoks nii-öelda see täiskasvanud sõber, kes oskab sind suunata õigele rajale tagasi. Jah, ja nii palju, kui mina olen aru saanud, siis NGTS on ikkagi väga tugev võrgustikutöö, et ei ole nii, et on üks inimene sinuga jutustab, vaid seal ikka terve meeskond hakkab noore jaoks tööle. Jaa, et sest meie tüdrukutel on ikkagi oma kontaktid, et ta teab, kui Töötukassa poole pöörduda, kui noor ütleb, et ta tahab minna välismaale, mis selleks tegema peab. Kui noor ütleb, et ma tahaks tegelikult võib-olla aasta vahet teha ja siis minna gümnaasiumisse, või tahaks hoopis kutsekooli minna. Meie tüdrukutel on tegelikult see andmebaas ja võimalused ja ka neil on teadmised, mida noor, millega peab arvestama. Et see ei ole lihtsalt see, et sa istud kodus, vaid selle aastaga võib päris palju, võib-olla sul huvid muutuvad, võib-olla on mõni kursus, kuhu sa saad vahepeal minna, võib-olla on mõni tööamps, mida sa saad proovida. Et see võrgustik on see, et võib-olla on mõni ka tööandja, kes ütleb, et ma otsin ainult nüüd 8 kuuks omale ettekandjat ja mul on noor, kes tahab proovida kätt, kuidas olla teenindaja, et see annab nagu 2 otsa kokku viia ja sünnibki hea koostöö. Ma jäin sinu jutu taustal mõtlema, et huvitav, milline oli Reelika noorena? Väga tagasihoidlik. Minu unistus oli 9. klassis, et mina ei taha mingit avalikku tähelepanu, minust saab talu perenaine ja siis mina kasvatan kodus loomi ja lapsi ja nii edasi. Ja kui ma nüüd nagu mõtlen selle peale, siis mõtlen, et ei. Mulle ikkagi meeldiks see, et jah, ma käin kodus, ma laen kodus akusid. Et ma teen ja toimetan kodus, et akusid laadida. Aga muidu mul ei ole probleem teha maakondlikku üritust, kohalikku üritust, hoida meeskonda koos, et ja vahepeal siin suhelda mõne välismaalasega, kes on 16+ ja otsib kuu minna, et Pärnus ei ole mitte midagi teha, kui vihma sajab, et siis jah. Mis soovitusi sa andsid? No ma soovitasin tal kinno minna. Kuigi ma kahjuks pidin tema lootusi petma sellega, et vihmane ilm ja esmaspäeva hommik ei ole just kõige paremad võimalused leida kohalikku, kellega tutvust sobitada. Et aga Rüütli tänavale minna ja seal on praegu väga palju inimesi, enamus küll turistid. Et aga ostukeskused on meil, kus võib veel kedagi praegu olla ja käia ringi, et muidu on, ütleme nii, et vihmase ilmaga esmaspäeva hommik on suhteliselt nukker, kui sa tahad sõpru leida. Kui sa tõid välja, et ikkagi põhikoolis oli pigem tagasihoidlik ja sellist suurt tähelepanu ei tahtnud, on ju. Et mis hetkel see klõks siis käis, et sa nüüd oled ikkagi heas mõttes nagu väljapool, on ju? Ma arvan, et minu kursaõed Kultuuriakadeemias. Meil oli selline kuldne lend, kes me olime piisavalt nagu individualistid, aga me olime ikkagi meeskonnaga väga kokku kasvanud. Et me suutsime ikkagi üksteisele toeks ja meie kursusjuhendaja oskas väga hästi iga ühe selliseid tugevusi välja tuua. Et ma arvan, et see oli üks juba, et kus sai see nii-öelda, kus käis see väike klikk ära, et esimene aasta ma mõtlesin küll, et ma ei tea ja ma ei oska mitte midagi, et aga see enesekindluse kasvamine, kõik see tuli ja võib-olla ka see, et ma
vahepeal pool aastat Taanis veetsin, et ka see võib-olla aitas kaasa, et kui sa oled ikkagi kodust väljas, sa oled pool aastat teises riigis ja õpid seal kohanema ja kasvama, et tegelikult iga noor võiks aeg-ajalt kodust korraks eemal käia, et aru saada, et mis on tema tegelik väärtus. Kui sa olid Taanis, kui palju sa igatsesid meie koduseid traditsioone? Miks ma küsin seda on see, et võib-olla seal sees olles ei oska neid nii hästi võib-olla väärtustada ja märgatagi. Aga siis, kui mujal riigis olla, siis ei ole see, et tähistad mardipäeva või kadripäeva näiteks, eks ju. Ja siis mõtled, et tegelikult on päris ägedad asju meil . Kuidas sinul oli sellega? Me olime Taanis, meil sai 3 eestlast sinna ja üks on muideks Tiina Huubist, kes sai ka sinna meiega. Et me olime jaanuarist jaanipäevani, juunini nii-öelda, et väga hull ei olnud, et hakata nagu mingit traditsioonilisi üritusi igatsema. Taanlased, me suutsime ära argumenteerida, et meile käis Eesti Ekspress sinna, mis oli nagu selline väga äge, et me lugesime kaanest kaaneni selle läbi, sellepärast, et saada kõik kohalikku nii-öelda kirjandust. Tol hetkel nagu seda niimoodi nutitelefone ja neid niimoodi väga ei olnud ju, et meil oli küll arvutiklass, kus me saime siis kirjutada kirju läbi hotmailide ja mingite asjade, et aga ütleme nii, et nüüd hiljem, kui ma olen käinud kuskil välisriikides, siis Taanis ma seda niimoodi ei igatsenudki, aga kui ma käin ise kuskil praegu, siis ma kõige rohkem võib-olla on siuke hea meel koju tulles on meie loodus. Nii uskumatu, kui see ei ole, ma ei ole tavaliselt oma arust nagu mingi looduse inimene, aga kui sa tuled nagu Eestisse ja see, kui sa saad niimoodi hingata sügavalt sisse välja, see on nii hea tunne. Et see puhas õhk, kui puhas on meie maantee, kui puhtad on meie tänavad, et kui sa näed kohvitopsi kuskil tee ääres, siis sa nagu mõtled ja sa krigistad hambaid juba, et mis mõttes siin siuke praht maas on. Et kui sa oled teises riigis, siis sa vaatad, et nagu miks te inimesed ei korista ja sa tuled siia, siis see puhas õhk ja puhas keskkond. Et see on see, mis on nagu selline, ma arvan, alati väärt koju tulemist. Sa tõid nii ägeda asja välja ja mul on nii hea meel, et sa sellele tähelepanu juhtisid, et me korraks ka ise mõtleksime, et jah, meil on veel parandamist vajavaid asju, aga meil on ka nii palju väärtust, mida juba nautida. Ma olen täiesti nõus, et meil on küll asju, mille üle ma ei ole eriti uhked, et kui vaadata meie poliitilist kultuuri, aga see, et meil on keskkond, mis on puhas, meil ei ole küll võib-olla nii suurt kliimasoojenemist, kui on mujal Euroopas. Ja see on hea isegi. Jah, see on hea. Et aga tegelikult on ju meil hea turvaline praegu olla. Et kus lapsed saavad ikkagi minna metsa alla ja korjata rahulikult mustikaid ja vaarikaid ja võidelda parmude ja sääskedega ja kuidas iga eestlane postitab vähemalt 1 kukeseene pildi, et nii mõneski riigis see võib-olla ei tohi neid seeni korjata, et aga meil on nagu selline must be asi, et sa lähed ikkagi kukeseeni korjama ja sa käid ikkagi mustikal korra ära ja võib-olla murakaid korjamas, et see on niisugune omaette äge väärtus. Kuule, käime korra siis seal poliitmaastikul ka ära. No nii, mis sa siis arvad? Mulle ei meeldi see, kuidas tegelikult meid kohalikke kasutatakse ära nagu hüpiknukkudena või selliseid mängukannidena. Kuidas väga palju häid inimesi peab poliitika tõttu oma töölt lahkuma. Mulle ei meeldi see. Et ma olen ise pidanud ühest töökohast, ma arvan, et see oli see põhjus, miks mind koondati. Et poliitiliste mängude pärast. Kas sa oled ise tegev poliitikas siis? Ma olen pigem selline vaikne tegelane. Et aga vaadates seda, kuidas poliitika
võib ära rikkuda ühe toimiva kogukonna. Mul on nagu sellest lihtsalt nii kahju. Ja siis tegelikult nagu ei otsusta need inimesed, keda meie valime siin kohalikel valimistel, vaid need samad inimesed jooksevad kuskile Tallinnasse, küsivad sealt nõu ja siis selle järgi umbes tehakse otsused või. Et siis mul tekib küsimus, et keda ma valisin. Kuidas seda olukorda saaks parandada, mida saaks teha teistmoodi, mida saaks teha nii, et oleks nagu tore, et sa ei ahastaks selle peale, kui ma küsin, mis sa poliitikast arvad. Praegu räägitakse hästi palju sellest 2 tooli seadusest, et võib-olla see oleks isegi õige, et kui sa juba Riigikogus oled, siis ära roni siia kohaliku omavalitsuse tooli peale. Ja et tegelikult üldse see on utoopiline, aga võiks ühtegi erakonda ei tohiks olla kohalikel valimistel. Mõtle, kui tore, kui me saaksime valida inimesi, mitte erakondi. Sest kui mina annan oma hääled sulle, siis sa tead kellele, mitte erakonnale. Just. Et ja siis ongi see, et kohalikud inimesed otsustavad kohaliku elu üle, mitte sisseostetud poliitpardid või mingisugused tegelased, kellel oma arvamus puudub, vaid ootavad ülevalt käske. Et see oleks ju päris tore ju. Ma isegi ei ole varem selle peale mitte kunagi mõelnud. Sest et me justkui valime ju inimesi, on ju? Justkui ju valime inimesi. No valime jah, aga millegi pärast on nagu Audrus ikka lood halvasti, sellepärast et me kõik valisime ju oma inimesi ju. Aga juhtima ostetakse inimesed sisse. Et siis ju läheb ju nihu kuskilt midagi. Et ja kui mõni asi toimib, aga lihtsalt kui võtta nagu Pärnu tasandit praegu, et toimib ju väga hästi toimis ja siis sa julgesid olla mitte manipuleeritav ja siis sa enam ei sobinud. Ja siis tuleb sind maha võtta. Ja mis saab edasi? Teate, see on see koht, et kui mina selle Pärnu asja peale praegu mõtlema hakkan, me salvestame siin täna küll 27. juulil, eks ju, ja võib-olla selleks ajaks, kui meie saade üleval on siin 4. augustil on hoopis teised jutud juba, aga see on see koht, kui mina nagu selle Pärnu asja peale mõtlema hakkan, siis ta hakkab mina ahastama. Nii et võib-olla siis ei peaks poliitikast rohkem ärme räägime ja. Mõlemad ahastama siin ja siis ei ole üldse enam tore kuulata. Ärme räägime poliitikast, see ajab ainult inimesed tülli ja just. Siis jah. Kui on teil sellised koosviibimised ja toredad ajaveetmised, et kas siis on ka poliitika laualt maas, et on mingid muud teemad, on seal mingid teadlikult, ma ei tea, kas siis noortega seotud teemad või teadlikult mingid peretraditsioonid või et mis on siis sellised teemad, mis laual on? Oleneb ju täiesti seltskonnast, kellega sa koos oled. Et mõne seltskonna puhul sa tead täpselt seda, et muidu on tore inimene, aga sa tead, et poliitilised maailmavaated ei lähe üldse kokku ja siis sa lihtsalt väldid seda teemat ja räägid tüüpilise eestlasena ilmast. Räägitakse ilmast või ma ei tea. Tegelikult on see selline, kuidas ma ütlen, hea üleminek alati, et täna on nagu halb suusa ilm, et või räägime Euroopa kuumalainest, et aga eks kui ma olen koos inimestega, kes on tööalaselt seotud, siis saab ikka rääkida ühte või teistpidi noortest. Maakonna tasandil, kuna ma olen ka Pärnumaa Noorsootööühingus üks eestvedajatest, siis me räägime ka sellest, kuidas läheb tegelikult noorsootöötajatel ja huvijuhtidel. Ja mida teha ja kuidas muuta, et see oleks veel parem. Et ikka üldjuhul on, et jah, kui oled satud kolleegidega, siis räägid ikkagi nii-öelda otsesemalt või kaudsemalt tööst. Ja kui oled perega, siis räägid täpselt see, et kellel kuidas läheb, kes remonti teeb, kes kus käis, kuidas lastel või koduloomadel läheb ja ikka nii. Et ja kuidas kurki tuleb või tomatit ja kõik need sellised tavalised jutud, et nii nagu iga eestlane ju.
mina varasemalt sellest noorsootööühingust üleliia palju ei teadnud, aga see tuli minu teadvusesse kuidagi siis, kui sina Sauga Mustast Mäest ära läksid. Ma ei tea, miks mul nagu süka paralleel tekkis. Võib-olla sellepärast, et mul oli palju vaba aega ja ma sain seda rohkem hakata niimoodi sotsiaalmeedias jagama ja turundama ja sellesse panustama, sest mida inimene ikka teeb, kes on harjunud 24/7 tööl olema ja siis ühel hetkel öeldakse, et sind ei ole rohkem vaja. Et siis sa leiad mingi teise väljundi. Et meil on nagu selles mõttes meie maakonnal on vedanud, et meie omavalitsuste liidus on loodud selline äge ametikoht nagu hariduse ja noorsootöö juht, mille ameti peal on siis Evelin Sillaots. Ja see amet oli nagu selline hea tõuge, et võtta kokku maakonna noorsootöötajad ja huvijuhid. Ja sealt nagu sündiski iseenese selline vajadus, et tegelikult on aeg-ajalt vaja koos käia, on vaja arutada ja rääkida tööalaselt, kuidas läheb, anda nõu, kui tulevad uued maastikule, olla neile mentoriks. Ja Evelin ütles ka, et te saaksite nagu paremini toimetada ja võib-olla ka projekte kirjutada, siis üheskoos nagu sündiski idee teha sellest MTÜ. Sest tänapäeval keegi niisama sulle raha ei ulata. Et ikka ise tuleb selleks vaeva näha ja sellepärast me lõimegi MTÜ, kuhu alla siis saavad erinevad, algul olid meid ainult maakad. Nüüd me oleme maakonna ülene juba, nüüd on meil linnakad ka. Et ja kõik, mida me teeme, on ikkagi eesmärgiga toetada siis noorsootöötajate huvijuhtide professionaalset arengut. Ja me oleme natukene laiendanud ka võib-olla sellega, et me teeme vahepeal ka noortele asju. Näiteks sügisel planeerime ju teha õpilasesinduste infopäeva, noorte osaluskoguded ehk siis noorte volikogudele mingit infopäeva, sest kui noored on ühes infoväljas, nii nagu ka noorsootöötajad on ühes infoväljas, siis ja võib-olla sa leiad mõne tuttava, kellega sa tahad koostööd teha. Et see annab nagu sellist ühtset kvaliteeti võib-olla ka maakonnas. Et me käime kõik ühte jalga, mitte see, et meie teeme siin Audrus ühtemoodi ja teie seal toristate teistmoodi, et aga võib-olla meie leiutame jalgratast ja see toimib juba mõnes teises kohas või jagada kasulikku nõuandeid ja olla ka toeks, kui tuleb uus inimene. Et selline võrgustik on nagu hästi tore. Ja võib-olla mis on öeldakse küll, et on ju Eesti avatud noortekeskuste ühendus, kus ma ise juhatuses olen, või noorsootöötajate kogu, et need on sellised üle-eestilised katused, aga meil, miks see on nagu, me ise oleme öelnud, et miks me oleme erilised, on võib-olla see, et me oleme kohalikud ja me teeme kohaliku muresid. Et kui mulle helistab huvijuht või noorsootöötaja Vändrast või helistab ta Kõmsist, siis ma tean tema muresid. Ma üldjuhul olen kursis maakonna eluga. Me tunneme kõiki, ma tean, keda soovitada talle, kui ta ütleb, et ma ei tea, kelle poole pöörduda. Ma tean, kes on tema läheduses olev noorsootöötaja, kes saab olla talle toeks. Et või siis olles nii huvijuht kui noorsootöötaja ise olnud, siis ma tegelikult oskan päris hästi ka ise nii-öelda mentordada natukene, et saada ta nii-öelda järje peale, et aidata. See on ikka väga äge, kui inimene on mingis valdkonnas nii pikalt tööl olnud, eks ju, ma mõtlen, kui sina tegelenud noortega küll ühegi ja teise külje pealt, eks ju, siis lõpuks tekib selline hästi mõnus teadmiste ja kontaktide pagas, mille põhjal on nagu võimalik nii palju asju korda saata, just seesama kogukonnas ühtse jala, ühtse meele nagu hoidmist nii-öelda. Jah, ma ei ole seda nagu ise niimoodi enda jaoks võib-olla sõnastanud, aga võib-olla vahest võiks peegli sõlale patsutada küll ja öelda, et mul on piisavalt hea pagas, et olla väärtuslik koostööpartner või ka töötaja mõnes KOV-is. Ja, kuule, aga patsutame siis mõlemad sõela peale. Sina ja mina ka.
aga hakkame tasapisi saate otsi kokku võtma ja et lõpetada siis nagu täitsa sükse toreda teemaga, et kuidas siis kurkide ja tomatitega lood on? Tuleb ikka? Tuleb ikka, kurki tuleb väga hästi ja tegelikult on võib-olla juba viimane aeg panna uued seemned mulda, et saaks sügisel ka kurki ja vaata, mingi hetk eestlastel tekib see, et on kurgu uputus ja siis ühel hetkel on see, et kõik sai läbi. Aga hernest ja kurki tuleks keset suve uuesti panna, sellepärast et siis saaks ju sügisel uuesti värsket võtta ju. Ma elu sees pole seda mõelnud ja esimest korda kuulengi. Ei, meie paneme ikka herneid, paneme ka mitmes jaos, sellepärast et algul on herned nii toredad, et need lähevad vanaks ja siis sa pead neid ussidega jagama. Ja siis aga mingi aja pärast sa tahaksid uuesti herneid, aga siis ju ei ole. Et sellepärast tasub panna mitmes külvis. Oot, aga praegu nüüd on juba hiljaks jäänud või? No võib-olla katteluuri all tuleks, et ja pärast natuke kasvuhoones, et aga oleneb kõik ju sügisest. Võib-olla eestlaste sügis on, meie suvi jõuab sügisel kätte alles, et siis saab päris pikalt nautida. Ja kurki oled samamoodi siis teinud nagu mitmes jaos või? Eelmine aasta katsetasime, et peaaegu saime, aga siis jõudis külm enne jaole. Aga äkki tänavu on teistmoodi? Kindlasti, sest meil juba suve pole nagu õigesti olnudki. Kuule, aga siis igatahes pöidled tihku, et tänavu õnnestub paremini ja võtame siis täna kokku. Suur aitäh sulle mõnusa jutuajamise eest, jõudu tööle ja et hoia ikka seda rõõmu ja kogukonda siis nii, nagu sa siiani hoidnud oled. Aitäh sulle!